Siin samas on siis endine Tallinna kohvik, mis Eesti ajal kandis nime Feischnerit. Kui te nüüd lugu tahate, siis ma võin teile rääkida, et kui mina hakkasin sündima ja minu ema oli, ma siis ei teadnud seda, aga minu ema siis otsustas kodus seda teha ja siis ma tean, et kindlasti, et minu isa oli kohvik Feischneris, sest härrasmehed käisidki kohvik Feischnerist läbi ja vahetasid siis seal päevauudiseid ja siis ta see kiirkõne kuidagi see oli ikka juba võimalik, et tulgu ruttu koju, naine hakkab sünnitama. Ja niimoodi siis mina sündisingi kohviku taustal, siis võiks öelda nii. Ja ma arvan, et minu põlvkonna jaoks siis, kui meie olime kohviku käimise ja see ülikool oli selja taga, oli siis see kujunenud keskmeks. Siis tekkis Pegasus. Ja Pegasus oli niisugune noorte kunstiinimeste boheemide. No, ma väga hästi mäletan, kuidas Jüri Jüdi tuli ühest lauast teise ja kus oli siis kah võimalik ja luuletusi lugeda ja maailma parandada ja hukka mõista ja nõnda edasi. Ja nüüd on mul kole kahju, et ma ei tunne niisugust kohta, kus võiksid inimesed niimoodi vabalt koos olla erinevas vanuses, orkester mängis. Nii nagu ütleme, see tänapäeva inimene on nii, et tal ei ole enam see identiteet selge. Ja siis ma nüüd küsin, mis on siis nüüd praegu see Tallinna kese? Meil oli ikka kohtuma, kui me kohtusime, siis oli ju teadnud, et me kohtusime kohvik Moskva kella all. Aga nüüd mul ei ole seda kohta, kus ma ütlen, et te teaksite tulla, et võt seal me saame kokku. Tallinn hakkab siis nagu pudenema äärelinnadesse ja tal enam keset nagu ei ole, kus siis inimesed võiksid kokku saada avalikul pinnal.